kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Miks ja kuidas hävitatakse soorollide tähtsust tänapäeva maailmas? Millised võivad olla selle muutuse pikaajalised tagajärjed lastele, peredele ja rahvaste kestmajäämisele? Kuidas kommenteerite? Ja võib-olla, mis ma selle arengumaagi kohta ütlen, et miks ma selle tegin, see on väga lihtne põhjus. Vaata eestlased, meil on kogu aeg, me tahame vabad olla ja see on täitsa normaalne soov. Aga kahjuks ka kultuuri osa on ka vaimsus. Ja nii kaua, kuni me kasutame võõrast vaimsust, ega ma ei ütle, et see võõras vaimsus halb oleks, aga me jääme sõltuvaks ja võõras vaimsus saab alati dikteerida, mida me tohime, mida me ei tohi. Et see oligi põhjus, miks ma lõin enda vaimsuse, et olla täiesti sõltumatu ja vaba. Ja vaata, siin ongi kogu point. Sooneutraalsus tekitatakse meile ühiskonnas pildiga, et me ei suhtleks oma vahel. Kui pika traditsiooniga need suvepäevad või sinu liikumine või kui vanad on? Kõige esimese suvepäeva tegin aastal 2004. No nüüd on 2006, see tähendab seda, et on juba 22. suvepäevad. Ta oli päris pikk. Päris pikk ja see on siis nii-öelda iga kord erinevates kohtades või alati Vormsil? Algusest oli niimoodi, et ta oli ka erinevates kohtades, aga lõpuks jäi ta Vormsisse. See on üks kindel koht, kus mul on kõik valmis. Loomulikult see hoov on suur lai, üle hektari, kus saab telkida, et näiteks kui mõni inimene tahab privaatsust, on täiesti võimalik. Ei ole sellist muret, et mul on kõik pead jalad koos. Nii, tere! Mina Margo Maripuu. Ja me just lõpetasime selle otsustusfestivali ja me selliste küsimusteni ei jõudnudki, aga mis selle mehe ja naise soorolli siin puutub, siis see hägustamine ole valitsemiseks vajalik. Mina isiklikult enda arusaama kohaselt näen, mehel ja naisel on ainult üks erinevus, see on geomeetria ülesehitus. On siis maad etrajadel, mehel suunaga ette poole, naisel tahapoole. Kõik ülejäänud geomeetriline ülesehitus, energeetiline tasakaal on kõigil on sama. Nii et ma vaatan, kui valitsus soosib sellise ühiskonna kujunemist ehk siis sotsiaalse soomääratluse kujunemist, siis ta soosib tegelikult haige ühiskonna tekitamist kunstlike meetoditega ja seda siis õiguslike korra regulatsioonide kaudu proovitakse suunata nii, et antakse geneetilistele väärastustele teatud eelised, nii et ka normaalsed inimesed, kes bioloogiliselt sünnivad täiesti keskpärase heade omadustega inimesena nii meheks kui naiseks, hakkavad ühel või teisel põhjusel valima endale vastassoo määratus. Siin ongi küsimus, et kaugele lõpuks võib jõuda Eesti ühiskond, kui meil niisugune soosegadus nagu toimub, et mis te arvate? Einar, palun. Mina näen seda katsepolügooni ja võib-olla räägiks sulle selle katsepolügooni temaatika rohkem lahti, mida mina siin näen. On vaata selline asi nagu meil ülikoolides väga palju räägitakse, et me peaksime olema väärtuspõhine ühiskond. Ja siis kogu ühiskond on jaotatud erinevate väärtusnormatiivide või värkide alusel ja see väärtus ja huvide põhine konflikt, see viibki sellise, kuidas seda väärastunud ühiskonna tekkeni, ja see baseerub nagu sellele, et vaata, ta fragmentiseerib nagu need teadmised nii ära, et esinevadki ainult sellise ajufunktsionaalsusega inimesed, kes suudavad opereerida teadmiste fragmentide tasemel. Kuna me liigume kogu selles ühiskonna
noh, dialoogi vormis, eks ole, ka sinna, siis me olemegi seal lõksus kinni. Siis kasutatakse meil väga osavalt ära, kuna sisemine liikumine ja vajadus ärgata on kõikidel meil sees olemas. Lihtsalt sellele poogitakse kunstlikud suunad külge ja ennast üsna lihtne. Seda on vaja nagu endale teadvustada. Ja saad need võõrad ideed endast välja. Sealt tulevad ka need võõrad maagiad ja muud siuksed rituaalid, mida meil vaja ei ole. Kõik, mida meil vaja on meie enda sees ja kaasas olemas. Aitäh, Margo. Mark, mida sina arvad, kuhu me jõuame ühiskonnaga lõpuks? Sa küll ütlesid selle välja, et me sureme välja, aga kui me välja ei sure, et kuhu me jõuame? Tegelikult me ei sure välja midagi. Me saame nüüd panna piiri peale tänu sellele, et on kõigepealt suurimad tänud Kungla rahvale üleüldse, et te olemas olete. Ja on praegu siis selline väikene ärkamisaeg, mida Kungla rahvas on sütitanud. Ja mul on täiesti tekkinud lootus, et me ei sure välja midagi, sest me suudame omavahel kokku hoida ja kõike seda ilusat, mis on alles jäänud, edasi arendada ja iseenda lastele ja järglastele edasi kanda. Ma ei ole üldse pessimist. Psüühikatüüpides ka nähtavasti kinni, et millisele psüühikatüübile omast ühiskonnamudelit me üldse nagu kasvatada tahame siis või millist kultuurimudelit me luua tagame. Ja võt seal Vanaküla konverentsil me saamegi neid asju ilusti rääkima hakata. Ja siin on üks väga huvitav reegel. Kes ei arene, läheb supiks. Muideks see on Vigala sassi lausa. Et selge on see, et loodus hakkab mingit energiat taga kinni keerama selleks, et inimesed hakkaksid oma jõudu kasutama. Ja ma ütlen, lõpetuseks meie saatus on meie enda teha. Just täpselt. Sellega ma oleks täitsa nõus, et me elame nagu sundsituatsioonis, valikusituatsiooni me üldse ei jõuagi ja see lõppkokkuvõttes tapabki kogu selle ühiskondliku dialoogi ja arenguvõime tegelikult ära. Ja küsimus ongi selles, et kuidas sellest asjast nagu välja tulla, et me hakkaksime ise loojateks. Just. Mina näen ka seda, et see kogu see ühiskond on nagu meelega nagu surutakse niimoodi, et nad muutuks niiseks lammasmassiks, keda oleks siis hea pügada ja vajadusel saaks lõkiks teha. Et siin Mark Valgmaa tegi väga ägeda video. Et jah. Selge, paneme selle ägeda saate seekord siis purki.